kaalud kolmandas majas. Täiskuu tõuseb esile siis sinu suhtlemise, õppimise, igapäeva mõttevahetuse teemadel ja võib-olla tunned sa rohkem vajadust just kirjutada, rääkida ja oma teadmisi jagada ja analüüsida, et mis see igapäevaelu mulle annab. Mida annavad mulle näiteks minu sellised lähemad tuttavad. kas, kas see minu elukeskkond, kus ma nagu igapäevaselt olen, kas see toetab mind, kas see vajab muutust, kas vajab muutust minu mingisugune arusaam mõtlemisest ja tunnetamisest ja, ja missugune jah või ei sõna äh, on kellele vajalik. See lause oli nüüd natuke keeruline, kuna kaalud ikkagi tahavad mõelda kõikide peale, kes on tema ümber, et igaüks saaks natukene või igaüks saaks parasjagu ja et keegi ei jääks ilma, siis kellele öelda jah ja kellele öelda ei. Võib-olla tuleb just nüüd täiskuul need otsused langetada. Kaalud kõristi. Mis asjad sul on nüüd tuulde lennanud? Kas on see, et sinu lapsed või isegi lapselapsed lendavad kodust minema ja sa oled nagu emotsionaalne just selle pärast? Võib-olla sa lähed pensionile. Igal juhul see kaart näitab, kuidas mingisugused, no see on, kui ma kirjeldan seda võilill, mis on ära õitsenud ja need ebemed kõik lähevad lendu. Võib-olla on see, et sa oled õpetaja ja sinu armsad õpilased lähevad kõik ellu. Just selline nagu lahkumise energia on siin sees, aga see on selline, et niisugune hea saavutuse lahkumise energia, et see ei ole üldse nagu negatiivne, aga samas on nagu südames on ikka selline, ah, noh, mis ma nüüd teen? Skorpion, see täiskuu keskendub sinu väärtustele ja 8. maja, mis sinu maja, siis see teine maja on täpselt vastasmaja. Nii et kui sulle meeldiks tegeleda võib-olla ühiskonna rahakotiga, siis praegu pead vaatama iseenda rahakoti sisse ja oma väärtuse üle hindama, mitte selles nagu üleliia hindama, vaid mida ma väärtustan, mis on minu kõige põhilisemad vajadused, kas need on täidetud. See on see kas pooltühi või pooltäis tass küsimused tekivad. Mis asi on minu jaoks stabiilsus? Kas stabiilsus on see, kui ma kogu aeg liigun ringi ja midagi teen, või stabiilsus on see, kui ma ka vahepeal midagi mõtlen. Nii et rahaline sõltuvus, materiaalne elu, mõtle nende peale ja ikka üks asi veel, ikkagi mõtle natukene, kui väärtuslik sa ise oled ja kui väärtuslik ja sõltumatu sa võiksid olla. Skorpion, jah. Skorpionil see ilus tuli, noh, Skorpion ise niisugune tuline värk, kuigi ta on veeelement, aga ta on ikka niisugune tegutseja meil. Aga siin, tead, mul on niisugune tunne, nagu oleks sul käte küljes või see vaik oleks sinu küljes, et kui sa kuskile nagu külge midagi katsud, siis see asi jääb külge. Ja kas see on nüüd hea asi või mitte nii hea asi, aga see tekitab sinus sellise nagu raskustunde, et isegi kui see on hea asi, mis praegu toimub, ikka on sul nagu kehva olla. Kui on see halb asi, täpselt samuti on kehva olla. Nii et noh, ma ei tea, ma ei saa ütelda, et pese oma käed puhtaks, aga võib-olla hingeliselt pead ennast puhtaks pesema. Hambur
täiskuu on sinu esimeses majas ja eks ta paneb sind peeglisse vaatama. sina ise, kas sa soovid olla nähtav või tahad peitu pugeda ja puhata? See kuu kutsub hambur sind nagu vabastama mingisugustest pingetest, mis on sul tekkinud ja kogunenud. just see, et kuidas ma olen iseennast teostanud. Kas ma olen olnud aus iseenda tegemiste vastu? kas ma olen olnud autentne või pidevalt kopeerinud kellegi teiste tegemisi? nii et sina, hambur, oled ise fookuses. Ära unusta enda sisemist tugevust. Vaata, sina, hambur, võid endale külge riputada ükskõik mis asju. Sa võid juuksed pikaks kasvatada ja huuled ära värvida ja sa võid endale uued püksid osta või kingad tagurpidi jalga panna. selline tunne, et kui kui sa ise esimest sammu ei astu, siis ükskõik, mida sa ka ei tee, et ennast upitada, teistele meeldivaks teha, siis sa ei leia oma teed. siin on praegu selline tee otsimine, et ma võrdlen ennast teistega, ma vaatan, ma ilustan ennast, näitan ennast kõige paremast küljest, aga see ei vii sind absoluutselt edasi. nii et sa pead kas või pimesi oma tee leidma. võib-olla peadki vahepeal keldris istuma hoopiski ja mõtlema. kaljukits, 12. maja. kaljukits, kes võib-olla ka maamärgina sinna sissepoole alati ei vaata. vaja tegutseda, vaja masinaid kasutada, kõiki ressursse, siis see 12. maja ikkagi ütleb, et natukene rahu, sissepoole vaatamist. et aga võib ollagi see, et kui sa oled mingisuguste suurte projektidega hõivatud, siis on hetk analüüsida, aga ka samas ennast kiita. ja vaadata üle, kes on sinu liitlased. sest vaata, siin 12. majas on ka vaenlased, nii et hoia vaenlased ligi, et sa teaksid, kuidas teised käituvad, nii et tunnista kõike, mis sinu ümber on. tunnista ka oma kogemusi, sest sul kindlasti on neid hästi palju, et mis on sul vaja lahti lasta, mis enam ei teeni just sellise suure pildina. sa võid ka oma sisemust vaadata kui suurt projekti. nii, siis on kaljukits. juhul, kui sa oled sattunud, noh, niisugusesse võib-olla kullahunniku otsa, siis ja hästi suur tahtmine on jagada. olgu see kullahunnik siis see sinu teadmiste jagamine, töö jagamine, võib-olla sa hakkad eraettevõtjaks ja sul on vaja töölisi palgata, sul on nad nagu olemas, või on ka see raha jagamine, oma teadmiste jagamine, siis sa pead nagu, noh, ei pea, oleks hea, kõigile ei saa võrdselt jagada. sa tahaksid nagu kõigile jagada võrdselt, et sul on need asjad või oskused olemas, aga inimesed ei oska kõikide asjadega seda, noh, nende asjadega midagi peale hakata. sa pead inimesi tundma, võib-olla ongi see, et tunne kõigepealt, kellele jagada ja siis jaga vastavalt sellele, et nagu on, et kes tahab praegu kala, aga kes tahab õnge saada. sul on vaja nagu see selgus luua endale. veevalaja, täiskuu 11. majas, suunab pilgu siis sõpradele ja kogukonnale ja sellistele ühistele eesmärkidele. vaata üle oma sisemised ringid.
kas need toetavad sind, kas need inimesed on sinu mõttekaaslased ja kui sa tunned, et on sul vaja mingis grupis võtta juhtrolli, ja siis tee seda. Tule siis sellel täiskuul välja, ja ära lihtsalt nagu upita ennast ilmaasjata, vaid räägi oma visioonidest, oma tuleviku mõtetest, ja inspireeri teisi, et sa usud sellesse, mida sa teed ja koos nendega tahad siis ka ellu viia seda. Siis veevalaja, huvitav ka niisugune nagu veevoog on siin sees, aga see veevoog on sul sees, võib-olla peadki rohkem vett jooma, sest siin on sellist nagu spordi tegemist või sellist just keha liikuma panemist. Võib-olla hakkasid väga varakult ujuma juba, ja see sa tahaksid nagu teistele ka ütelda, et kui hästi ma ennast tunnen. Võib-olla on see sinu, ei ole see veevoog, vaid sinu sisemine voog, mis see energia, mis hakkab mingisuguse projektiga nagu tõusma ja sa tahad näidata inimestele, et kui mina sain sellega hakkama, siis saate teie täpselt samuti sellega hakkama. Kalad täiskuu teie 10. majas on siis võib-olla hetk, kui sa ise näed, mida sa oled saavutanud, näevad teised ka, julged võib-olla ütelda, et vot see ongi minu roll siin praeguses hetkes. Aga tunnustusega koos käib meil ka alati vastutus ja kui me oleme võtnud vastutuse, siis tuleb ka tunnustus. Nii et mõtle, mida sa oled ikkagi saavutanud, missugune on see mõju teistele. Kas sa oled teistele eeskujuks või on aeg lihtsalt vabastada mingisugused minevikus tehtud valikud. Võib-olla oledki olnud oma selles tegemistes liiga enesekeskne, natukene võib-olla teised ei ole mõistnud sind, siis nüüd on aeg öelda, et ei, nüüd ma olen valmis ja astuda samm edasi siis selle valguse kätte. Ja armas kalad, teie oma selle tundemaailmaga, kuidas te selle täiskuuga hakkama saate. Aga siin see kaart toob välja mingisugused nurgad, mis on vaja maha lihvida. Kas need nurgad on nüüd seotud paarisuhtega, sinu tööga, aga just see, et sina pead iseenda nurkasid lihvima, mitte ootama, kunas teised need nurgad ära murravad või et nad ajapikku kuluvad. Ehk vaata iseendale otsa. Kus kohas sa iseennast survestad, kus kohas sa survestad teisi. Väga selline intensiivne lükka-tõmba kaart ja selline ka veel, et sa tegelikult nagu päris täpselt aru ei saa, miks üks inimene nagu solvub mingisuguse asja peale, kui ei peaks solvuma ja miks sina ise solvud ühe inimese jutu peale, mõne kirja peale, solvud rohkem kui tavaliselt. Ja vot seal ongi need, et see nurk on nii terav, et ta hakkab kohe lõikama, kui sinuni jõuab mingisugune informatsioon. Et saa sellega nagu hakkama, et mõtle, miks trigerdab üks või teine asi.